Pärnu Vapruse peatreener Indrek Selinski. Indrek, esiteks palju õnne. Kui palju täna oli Pärnul seda survet, et tänamusel hooajal võitu ei ole ja tõesti see võiduta seeria ju päris pikaks Pärnu jaoks kujunes. Kui hea meel sul on selle üle, et see seeria lõpuks lõppu sai? No ikka on hea meel, kas nüüd just selle seeria üle, aga selle võidu üle ja poiste üle, meeste üle on hea meel, et kes mängu nägi, need nägid, kui palju rasket tööd nad tegid ja kaotusseisust välja tulla, 3 väravat lüüa ja penalti save Richardi poolt, eks ole, et tööd tehti kõvasti ja ma arvan, et me väärisime seda 3 punkti, et väärisime juba esimeses omavahelises kohtumises Kuressaarega Pärnus, aga mis tookord tegemata jäi, sai täna tehtud, et momendid realiseeritud. Üks asi on see 3 punkti täna ja tegelikult see tähtis polnud ainult see seeria, vaid ka tegelikult tabeliseisu vaadates siin naljatlesime küll enne kohtumise algust, et tabelit vaadates päris vajalik kohtumine Pärnu jaoks, aga tegelikult ka ju nii oli, et isegi pärast seda 3 punkti on ikka teid lahutab 9. kohast ehk siis Kuressaarest veel 3 punkti, aga kas see võib olla teie hooaja justkui nii-öelda uueks alguseks, et justkui olete uuesti selle vahe kinni suutnud mängida ja juba kõrgemaid kohti varsti sihtida? No jah, vahe on nüüd vähenenud, kohad jäid tegelikult samaks ja hooaeg ei ole veel poole peal ka, et siin teha on palju ja mängida on palju ja omavahelisi mänge on veel Kuressaarega 2 ja Viljandiga 2, nii et ma loodan, et see mäng nüüd just selles mõttes näitab mängijatele ja poistele, et kui nad kõvasti tööd teevad väljakul ja siis tulevad ka tulemused, et jah, nii ta on. Viimasena veel küsiks, täna tõesti eksperimenteerisid oma kaitseliiniga lihtsalt vastavalt vajadusele, kuna Magnus Villata siis vigastusega väljas ja Rasmus Ilves kaartidega. Kui rahul sa jäid oma kaitseliini tegevusega täna? Jah, kui see esimesed mitmendal minutil see värav meile löödi, kui see ära võtta, et siis jäin väga rahule, et natukene algus oli sellist, mitte ebakõla, aga ebakindlust oli natukene, et individuaalselt sellised tegutsemised, aga pärast sai siit juhendatud väljaku äärest ja vaheajal paar asja üle räägitud, nii et väga-väga okei. Suur tänu selle intervjuu eest, Indrek, palju õnne!